tulemast kuulama Tartu noorte töömaleva 30. juubeliaastale pühendatud podcasti viimast episoodi. Täna on meil külas Tallinna õpilasmaleva aktiivikas. Mina olen Marie. Mina olen Kristel. Ja ma olen Hendrik. Täna tuleb meil jutuks, miks me käime malevas, mis see meile antud on ja miks peaks noored üldse malevasse tulema. Võib-olla teeme siis otsa lahti ning räägime natuke sellest, et kuidas me kõik üldse malevasse sattusime. No mina sattusin malevasse esimest korda 3 aastat tagasi. Ja kui ma õigesti mäletan, siis minu põhieesmärk oli ikkagi raha teenida, sest nii noorelt lihtsalt ei saanud kuskile mujale tööle. Aga no ütleme nii, et kui ma sealt ära tulin, siis see palk oli nagu viimane asi, mille peale ma mõtlesin. Jah, ma olen nii-öelda second gen malevlane, nagu minu ema käis ka malevas enda nooruspõlves. Ja siis kui 2022 aastal, siis ma jõudsin sellisesse vanusesse, et mul oli võimalus malevasse minna. Ja siis ta ütles mulle, et davai poiss, proovi ära see malev, ma käisin, nüüd mine sa ka käi. Ja siis ma käisin ja see aasta tuleb nüüd 5. Mina ise puutusin malevaga kokku esimest korda alles eelmisel aastal, kuigi varem olin palju head kuulnud oma pereliikmetelt ja sõpradelt ning eelmine aasta tundus, et siuke hea aeg ka ise ära proovida. Ja väga tore, et ma selle otsuse ette võtsin. Aga võib-olla räägime siis nüüd, et nagu just enne seda esimest malevat, et mis nagu tunded olid, võib-olla siis täpselt enne malevat ja peale malevat, et kas ootused said täidetud või kas oli siukseid üllatusi ka võib-olla? No minu enda esimeses kogemuses ma olen käinud linnasiseses ja linnavälises mõlemas 2 korda. Iga kord, kui läks uude kohta. Eks esimest korda linnasisesse ja esimest korda linnavälisesse. Mõlemal korral oli selles tegelikult väikene hirm, väikene närv, selle osas, et tegelikult mul ei olnud mingeid ootusi. Ma tegelikult väga ei teadnud, mida see malev endast tootub, mis sellega kaasas käib. Ja ma sain kõike tegelikult teada suht jooksu pealt ja ma ikka veel õpin uusi asju kogu aeg maleva kohta. Aga ma ütleks, et peale malevat ma juba sain aru, et see on selline nagu kogemus, selline ainulaadne kogemus, mida tegelikult kuskilt mujalt ei ole võimalik saada. See on selline hea segu töö ja lõbu vahel. Ja no mina ka, kui ma läksin, siis muidugi ma ei mäleta, mida ma ootasin, aga ma arvan, et ega ma palju ei oodanud. No, töö, palk, see oli nagu kõik, mida ma teadsin. Ja peale malevat mul oli selline tunne, et mind oli mõnes mõttes nagu ümber programmeeritud, et mul oli just avanenud nagu portaal mingisse uude maailma. Ma mõtlesin, et kuidas ma ei teadnud, et selline asi eksisteerib varem, et mul oli lisaks nagu sellele rahale pangakontol, mul oli juures uued sõbrad, rühm, kellega me saime veel aasta aega, saime kokku ja tegime ööbimisi, et enne malevat mul oli nagu täiesti null lootused ja peale malevat mul oli siuke tunne, et palun andke mulle nagu veel üks malevarühm. Ma arvan, et ma ise ei oska seda paremini sõnadesse panna, nagu Hendrik ja Kristel tegid, ehk siis ma arvan, et võime liikuda edasi võib-olla erinevate tööde juurde, mida me oleme siis malevates teinud. Et ma võin kohe alustada, et no siukene traditsiooniline siis, no võib-olla mitte nii traditsiooniline, aga enamjaolt enamik malevlasi on seda korra malevas teinud, siis linnavälises malevas on siuke rohimine või midagi sellist, et see ongi klassika, et korjad ravimtaimi või noh, nagu mina korjasin näiteks vaarikaid metsas ja võsas ja põdrakanäpit ja ka palju veel. Ja olen ka ise korjanud erinevaid taimi, võib-olla üks tipphetki oli ikkagi metsas nõgeste korjamine, et sellest tundest
lihtsalt see füüsiline tunne, kui su käed on olnud 6 tundi nõgeste sees, see on selline omamoodi füüsiline kogemus. Ja muidugi rohimine, et malevast naastes pean tunnistama, et põlvedel olid sinikad, sest rohimisasendeid on lihtsalt nii vähe, et kui sa nädal aega rohid, siis lõpuks midagi peab ohverdama. Aga võib-olla kõige huvitavamad tööd on olnud mul rühmas, kus ma viimati käisin, ma töötasin veskimuuseumis ja seal näiteks sain maasikaid puhastada, et tööandja küpsetas meile rullbiskviiti ja mina puhastasin maasikaid. Aga saime terrassi õlitada, saime sellist natuke ekstreemsemat rohimist kogeda, kus vale liigutus võis sind hoia viia. Saime ka proovida toateenindust, ehk siis sättisime hotellitubasid korda ja saime ka vesiveskis tolmu võtta, mis oli jällegi väga huvitav. Et Eesti ainus jätkuvalt töötav vesiveski on Hellenurme veskimuuseumis, kui keegi huvitatud on. Jah, palju töid on ära nimetatud, eks see rohimine on selline klassika igal pool malevates ja see aasta sain ka ise proovitud seda hotelliteeninduse tööd. Aga võib-olla kõige huvitavam, mis mul on olnud, on ka sellest aastast ja see on Palmse mõisas, täpselt Palmse mõisa 2 ja me saime teha teatritööd seal. Ja teatritöö all me saime olla teatrietendusel turvamehed erinevates paikades selle teatrilava ümber. Me saime teatrilavale teha rekvisiite ja kaunistusi valmis koha peal koos päris teatritöölistega. Ning siis, kui teatriaeg läbi sai, paar päeva enne me maleva lõppu, siis me saime ka aidata selle teatri mahavõtmisel. Ning meil oli rühmas küll ainult 2 18-aastast, aga neil oli ka võimalus töötada müügiletis, et müüa pileteid seal müügileti peal. Ja lõpus oli ka veel piletikontrollil olla. Selline vägagi omapärane malev, millesugust tegelikult, ma ei tea, kas sellesugust ongi tegelikult kuskilt mujal võimalik leida. Aga võib-olla liiguks nüüd natuke sihukese üldisema maleva küsimuse juurde, et mis üldse teeb nagu malevast maleva, kas on mingi vibe, mis on nagu ainult maleval või mis nagu on üldse eriline maleva juures? No ma võin otsa lahti teha siin, et malevas, ja see on ka see, mis mind esimesel korral väga üllatas, on ikkagi eriline, on see seltskond, see kui kiiresti te muutute nagu üliühtseks ja siis see, kui kiiresti te koos natuke hulluks lähete ja siis see, kuidas te lõpuks koos sealt välja tulete. Et nii linnasiseses kui ka linnavälises rühmas ma olen seda kogenud, aga ikkagi eriti linnavälises on see nende nagu sisenaljade teke ja see, kuidas päev tagasi sa alles kohtusid nende inimestega ja nüüd te juba räägite nagu enda mingi kõige sügavamatest hirmudest või midagi sellelaadset, et see maleva keskkond kuidagi lihtsalt sunnib sind nagu kokku kasvama inimestega ja see on hästi tore selline ühtekuuluvuse tunne, mida mina ei ole mitte kuskilt mujalt saanud. Jah, mulle esimeses malevas öeldi hästi ilus tsitaat selle kohta, et mis malev on, ja ma ütlen seda kogu aeg edasi, isegi kui me käime Tallinna omadega, käime koolides rääkimas, siis ma olen selle pannud sellesse esitlusse sisse, mida me seal teeme, ja selleks on see, et kes malevas pole käinud, see elu ei ole näinud. Ma ei tea, minu arvates võtab kuidagi väga ilusti kokku kogu selle maleva nii-öelda vibe'i, et see on tõesti selline asi, et kui sa ei ole malevas käinud, siis sa nagu tegelikult sa ei ole nagu seda tõelist elu veel nagu kogenud, sa ei ole olnud selles kitsas ruumis mingi 10 vennaga 2 nädalat, keda sa tegelikult sa ei tunne neist mitte ühtegi ja sa ei ole nendega kokku kasvanud ja neid sõprussuhteid koguks eluks loonud.
ma 100% nõustun nende mõlema arvamusega ja minu meelest on ka nagu see, et näiteks eriti linnavälises, et põhimõtteliselt sind lihtsalt nagu nii-öelda siis visatakse mingisse maakohta mingite täiesti võõrate inimestega, aga see, kui kiiresti need sõprussuhted ja ühtsustunne tekib, seda ei ole ka mina kuskilt teisest kohast leidnud. Aga nagu Kristel enne mainis, siis sa läksid ju oma esimesse malevasse sooviga teenida raha. Aga kas nüüd, mitu aastat hiljem, kas sina arvad, et raha on peamine motivatsioon või on see pigem boonus kõigele muule? Ma arvan, et esimesel korral see ilmselt on see motivatsioon, mis suurem osa inimesi sinna viib. Aga noh, minu puhul kindlasti, kui ma korra olin ära käinud, siis rahast sai kiiresti sihuke boonus lihtsalt, et jah, sa saad raha ja selles mõttes on ka malevas see väga hea, et sul on garanteeritud see, et sa saad oma raha kätte, et seal ei teki mitte mingisuguseid jamasid ja sa ei pea ise noorena tööandjaga otseselt suhtlema, et seda korraldab rühmajuht, mis on ka minu arust väga hea just inimestele, kes võib-olla ei olegi varem tööl käinud, et sa ei pea muretsema selle paberimajanduse pärast, et see on kõik korras. Aga jah, kui sa korra ära käid, siis ma arvan, et see ikkagi, kui satub hea rühm ja nagu tore seltskond, siis see on see, mis inimesi malevasse tagasi kutsub. Nii palju, kui ma olen teistega rääkinud, siis need, kes tulevad teist aastat, nemad ei tule enam raha pärast. Täiesti nõus. Mina samuti. Ja me oleme nüüd täna juba päris palju malevast rääkinud ja aga realistlikult mõeldes, ega see malev nüüd alati ka sihuke lust ja lillepidu ole. Ehk siis võib-olla nüüd on see hetk, kui me saame rääkida siis mõnedest võib-olla rasketest hetketest või võib-olla miinustest, mida nii tihti alati üles ei tooda. Ma võib-olla alustan siin seda juttu, et ma võib-olla jälle mainin sellist asju nagu koduigatsus ja see, et ikkagi esimene kord, kui minna ära malevasse, siis eriti linnavälisesse just, siis see on ikkagi tegelikult nagu sinu esimene niivõrd iseseisev kogemus elus ja ma tegelikult näiteks ei teadnud üldse, et kas ma üldse sellega hakkama saan, kui ma esimest korda läksin. Õnneks ma sain ja nüüd ma olen nüüd siia välja jõudnud, aga ma ei oleks osanud seda ette näha ja ma tegelikult olin selle üle suht mures. Aga ma arvan, et kui on nagu malevas raskusi, siis tegelikult ma arvan, et sinu parimaks abiks ongi sinu rühmakaaslased ja ma võin öelda, et minu rühmakaaslased on alati olnud nagu väga abivalmid ja aidanud nagu kogu aeg, kui on probleeme. Ma arvan, et ma absoluutselt nõustun kõikide sinu mõtetega ja mul isegi ei olegi praegusel momendil midagi lisada. Ja mina võib-olla omalt poolt siis et mis on selline võib-olla ebamugav osa malevast, et linnavälises tõesti, kui te ikkagi elategi seal kuskil kooli põrandal koos nendel õhkmadratsitel, siis tegu ei ole 5 tärni hotelliga. Et mina ise olen selline inimene, kes enda und väga väärtustab ja maleva tõttu kindlasti on olnud neid öid, kus võib-olla uni ei taha peale tulla ja siis, kui lõpuks hakkab nagu silm sulguma ja tunnen, et uni tuleb, siis koos unega tuleb ka rühmajuht kandmas kõlarit näiteks. Et selliseid olukordi tuleb ette. Aga see on jälle selline, ta oleks miinus, aga kuna see on malev, siis see miinus muutub nagu omamoodi plussiks. Et jah, see on
kohati ebamugav elamisolukord, aga samas see on jälle see, mis aitab teistega nii ruttu kokku kasvada. Et kui sellest väiksest ebamugavusest üle saab ja noh, kui suudad leppida sellega, et soeng võib-olla ei ole hommikul alati kõige ilusam ja noh, võib-olla, ma ei tea, ei saa ilusti nagu, ei saa lokke pähe keerata hommikuti, ei saa, ma ei tea, võib-olla keegi teeb meiki, et noh, põllule meigiga. Võib-olla esimene nädal viitsid minna, aga teiseks nädalaks tegelikult viskab üle. Et siis tuleb õppida elama selle ebamugavustundega. aga kui me juba uned peale tulime, siis mis on teie arvates teie lemmik äratuslaul? Nagu millega äratada? Ma viskaks õhku idee panna see tiitel laulule Sinine vilkur. Mulle meeldib tegelikult Nukitsamehest näiteks Päikeseratas on minu arust väga hea äratuslaul. Aga on ka selline laul nagu Krokodill Willi, mis oli ühes minu malevas suur lemmiklaul. Et ma arvan, et igal rühmal nagu kujuneb see oma mingi see üks laul, et mul on ka olnud näiteks Ursula lugu Tiffer või siis selline klassikalise muusikateos nagu Hommikumeeleolu, mida te kindlasti kõik teate, et see on see nagu klassikaline Päike tõuseb lugu, et on ka seda kuulatud. See Päikeseratta mainimine tõi samuti ka mulle väga palju toredaid mälestusi kaasa, aga mina isiklikult seda laulu nime ma nüüd ei mäleta, aga minu rühmajuhile väga meeldis selline artist nagu Setod ja nende laule kuulsime me iga hommik. Ning lõpuks võib-olla muutusid need natukene võib-olla tüütavaks, aga siiski neid uuesti kuuldes tulevad toredad mälestused tagasi. Ja siin setodest rääkides minul tuleb kohe meelde kokkutulek, et ma arvan, et me võime natukene maleva kokkutuleku teemal küll siin rääkida, et miks just setod, sest kokkutulekul esinesid setod siis üle-eelmisel aastal. Jah, üle-eelmisel aastal esinesid seal setod, et ma arvan, et võime võib-olla siis jagada mingit sellist mälestust või kui ma ütlen kokkutulek, siis mis on nagu see pilt, mis teil vaimusilmas kohe tekib? Kogemuste poolest tuleb tänu minu kogemustele ette selline rahvatantsupilt. Tuleme tagasi Setode juurde, tunnamullusel aastal 2024 oli selline rahvatantsurühm ja siis meil oli suur au teha Setode laulupeolu tants, mis oli meile ette tehtud ja siis me saime seda õppida ja siis me saime seda ka esitada kokkutulekul live-bändi saatega ja mul jääb elu lõpuni meelde see, kui tulid need esimesed kitaririffid ja need trummilöögid läbi selle basskõlarite ja see nagu sõna otseses mõttes võttis selle südame nagu rütmi korraks nagu pani nagu kinni. See on igaveseks meelde, aga sealt see minu rahvatantsutee algas ja nüüd see aasta kokkutulekul on eriti ergselt meeles ka jälle rahvatantsu esinemine, aga see on selle publiku pärast meeles ja see õhkkond, mis seal oli, ma nüüd joonistan teile väikse pildi ette, et on kokkutuleku lava ees see esinemise ruut. Kogu see ruut on ümbritsetud inimestega, seda kõik täis inimesi. Taevas on tähine taevas ja siis on need lavatuled vilguvad ja mul oli reaalselt tunne, nagu ma oleks mingis moshpitis, nagu mingis otse Fight Clubi mingis siinist välja võetud nagu ümbrus, aga see jääb igaveseks meelde, sest see oli lihtsalt nii kuramuse äge nagu seal tantsida. Aga kokkutulek muidu tekitab mulle nagu sellise hästi lõbusa, see on nagu selline lõbus ajaviide minu arvates. Jah, kokkutulek on see olukord, kus isegi mina unearmastajana olen nõus kauem üleval olema ja muusikat kuulama ja tantsima, kui mul eriti hea tuju on. Ma arvan, et ma ütlen nüüd ühe hästi üldise mõtte, aga mis kindlasti ka sobib siia jutuajamisse. Ma ütleks, et
nende kõikide inimeste energia, mis seal kokkutulekul on nagu unmatched. Nagu kõik on oma rühmadega siis lahedates kostüümides, päris paljudel on näod värvitud, isegi kui on üli palav päike, kõik on siiski oma rühmaga ühises nagu riietuses, seda on kõike ülitore vaadata, see ühtsus on just see minu meelest, mida sa võib-olla nagu või noh, muust kohast ei leia, pluss muidugi eriti siis, kui mingi artist mängib ja kõik jälle hüppavad kaasa või kui need maleva laulude esitamine on alati hästi tore, saad näha teiste rühmade siis nägemust või noh, nagu mis nemad siis otsustasid, mida loovad nemad maleva ajal tegid. Ja vanade malevakalade jaoks on kokkutulek ka alati selline võimalus kohtuda vanade rühmajuhtidega, vanade rühmakaaslastega, võib-olla lihtsalt mõni sõber, kes on ka malevas. Et noh, mul on küll väga eredalt meeles kuskil nagu pimedas nurgas istumine, mingite selliste rühmasaladuste jagamine nagu täiesti suvaliste Tallinna malevlastega. Ja siis jah, et turva tuli lõpuks kontrollima, et nagu, et kas teil on siin kõik korras või et nagu nii kõvasti, kas te nagu naerate või te karjute appi, et nagu mis värk on. Ja ka tähistaeval ja seast olid hästi palju langevaid tähti oli ka. Et siis sa vaatasid üles ja siis täht lange, siis sa soovisid midagi. Ja siis see suvaline tüüp kuskilt Tallinnast rääkis mingi nii hea nalja, et kuidagi see nagu ühendab ka neid eri linnade malevaid, et Tallinn, Tartu, Viljandi tavaliselt on kohal, et siis kõigiga saab ikka räägitud. Ja ma arvan, et see Tallinna, Tartu, Viljandi mainimise juures võime korraks peatuda ka võib-olla siis lühidalt korraks rääkida ka nii-öelda siis Tallinna-Tartu tunnetusest, et kas tegelikult on vahet nendel kahel linnal nagu nii-öelda siis malevaga, et kas on nagu vahet, et või noh, kas üleüldiselt mingeid muutusi on nende kahe linna nii-öelda siis maleva siukese experience'i nagu vahel? Ma Tartu maleva experience'i ei oska veel öelda, võib-olla kunagi tulevikus äkki rühmajuhina satub siia kanti. Aga no ma arvan, et see oleks kerge öelda niimoodi, et linnasises on ilmselgelt mingid erinevused sees, kuna need linnad on nii kardinaalselt erinevad. Kui ma nüüd võrdlen, kui ma kõrvutan Tartut ja Tallinnat, siis Tartu on nagu see rahulikum vanem vend nii-öelda, kes võtab asju rahulikumalt ja mõtiskleb rohkem. Tallinn on selline hästi punktuaalne, hästi selline täpib, hästi nagu kiirustab igale poole, kõik peab saama hästi kiiresti ja hästi palju. Ja siis Tartu on selline nagu rahulikum, mõnusam, võtab asju nagu jooksvamalt. Nii et just seetõttu ma arvan, et linnasisesed rühmad, sellest nagu see erinevus lööb välja, aga linna välistes ma arvan, et tegelikult erinevusi ei ole, sest malev päeva lõpuks on malev ja see linnavälise maleva kogemus see ei muutu olenevalt sellest, et kust sa lähed malevasse. Selle linnavälise malevuse muudabki erinevaks see iga maleva enda nagu kogemus selles rühmas. Jah, et muidugi tööandjad on erinevad, aga jah, päeva lõpuks linnaväline malev on ikkagi linnaväline malev, et see on see võib-olla see kõige legendaarsem maleva kogemus tuleb sealt linnavälisest ja seal nagu suuri erinevusi piirkondi ei ole. Aga nojah, ma kujutan ette, kui sa peaksid Tallinnas Wolti sõitma versus Tartus, siis see on kindlasti päris suur erinevus. Ja ma nõustun teie mõlemaga. Aga nüüd võib-olla peatume natukeseks siis võib-olla toredate maleva mälestuste teemal või hetked, mis on jäänud meelde malevas käimisest. Ma arvan ikkagi, et kui ma siin ütlen siukse märksõna nagu malevapulm, siis võib-olla tulevad mingid lood. Et noh, mul endal tuleb kohe meelde Kolga Jaanis kohvikukülastus, et noh, riietused siis sellised, et kellel on nagu habe ja vuntsid ette joonistatud, kellel on nagu mingi
padi kõhu alla pandud, kes kannab rühmajuhi nagu 3 suurust liiga suuri teksasid, on ju, püksid rinnuni tõmmatud. Ja mõtlesime, et noh, et toome ruttu oma toidu ära, et ega seal kedagi ju ei ole seal Kolga-Jaani kohvikus kell 7 õhtul. Aga jah, seal Kolga-Jaani kohvikus kell 7 õhtul oli mingisugune külakokkutulek vist. Ja siis üks vanem härrasmees küsis meie käest, et mis kostüümipidu teil siin on. Ja siis me ütlesime, et meil on pulmad ja ta oli veel rohkem segaduses, nii et me lihtsalt võtsime oma toidu ja põgenesime sealt. Minu enda kogemused on ka kõige naljakamad, on ikkagi pärit sellest kurikuulsast malevapulmast, et üks aasta sai käidud Jõgeva Humanas niimoodi, et kui minna kassadade käest neid asju, riideid ostma, siis ta annab sulle sellise side-eye, et see ikka veel tegelikult kõrvetab mu silmi iga kord, kui ma selle peale mõtlen. Aga selline naljakam malevapulma kogemus pärineb võib-olla sellest aastast, kus mu rolliks oli lätlases poissmees, ehk kui ma tulin poissmehe kõnet pidama, siis ma panin julmalt, kirjutasin eesti keeles ja panin iga sõna taha essi või tsi, ehk siis tegin sellise lätlase ja ma proovisin 1 päevaga saada läti aktsendi ka selgeks. Minu arvates ma tegin täiesti viisakalt, aga mu rühmajuht tuli täpselt enne pulmasid mu juurde ja ütles, et see on kõige halvem läti aktsent, mida ta on oma elu sees näinud, elu sees kuulnud. Ja siis jah, ma mõtlesin, et tead mis, siis ongi naljakam. Aga neid ilusaid hetki on ka hästi palju. Näiteks seal loodusvaated, mis tekivad nendel õhtutel, kui sa saad ringi kõndida seal ala peal. Need on täiesti fantastilised. Ja siis see aasta sai isegi tehtud suht erilise abieluga seotud, me saime tehtud päris abielusõrmused, nagu päris metallist. Mitte sellised nagu tavalised rohulivled, mis punud kokku ja ees paned sõrme, vaid seal oli päris sepp, kes meile päriselt nagu tegi reaalsed sõrmused valmis. Ja noh, meil ka seoses Eurovisiooni aastaga käis malevapulmas selline kuulsus nagu Tommy Cash. Et ma arvan, et ma ei hakka lahti seletama, sest muidu see ei ole nii huvitav enam. Aga jah, et malevapulma on täpselt see, et kes kui palju on malevas käinud, et kes on osanud nagu need kõige tobedamad asjad kaasa pakkida. Et need siis pidupäeval kõik ilusti riburada pidi välja tõmmata ja selga panna. Ja võib-olla üks selline armas hetk siis ka seoses loodusega, et sai tööandjale öeldud, et tahaks ujuma minna kuskile ja tööandja saatis siis sellise videoinstruktaaži, filmis autoroolis, muidugi ei tohi autoroolis telefoni kasutada, me ei toeta seda siin malevas, aga saatis sellise kokku monteeritud video meile, kuidas sõita mingisugusesse raba ujumiskohta. Oli näiteks silt, et ettevaatust, kuri koer, siis ta ütles, et see koer tavaliselt on ketis, et võite siit läbi minna. Ja no see ujumiskoht oli tõesti imeilus ja väga armas tööandjast, et ta tõesti oligi kokku monteerinud, mõnda kohta oli nagu siukse kiirenduse pannud ja teinud siukse video, et kuidas kohale jõuda. Ma arvan, et need loodusvaated tõesti minul eriti on meeles, kui näiteks, et oled seal täitsa metsa sees, tõmbad täiesti just neid põdrakanepi, neid mingeid lehti on ju, siis korraks vaatad üles ja nagu märkad, et okei, nagu ma olen tegelikult metsas, nagu vaatad korraks üles, tegelikult oled ju ilusas kohas, aga üks minu väga meeldejäävaid mälestusi siis nüüd malevast oli ise ristimine. No juba enne mainitud see Päikeseärata laul läks kell 3-4 hommikul äratati ülesse, kohe kateti silmad ära, läksime õue ning naasime täitsa liivastena, aga tõeliste malevlastena. Et see oli väga tore. Viimane hea mälestus, mis tuli meelde ka sellest aastast, oli see, et meie pulmapreestri kõne oli kirjutatud Marko Tasase poolt. Nii et kui kellelgi on vaja mingeid kõneideesid, siis see mees vastab väga kiiresti Insta DM-idele. Nii et täiesti tasuta või? Jaa, täiesti tasuta. Ta
tõeline soovitus, kirjutage talle, nagu ta aitab Vot. nagu kõigega. Aga võib-olla ma siis küsin siit sellise võib-olla natukene kokkuvõttuma küsimuse, et miks siis nagu, mis oli see põhjus, miks minna malevasse, miks me nagu, võib-olla äkki igaüks meist annab nagu ühe mõtte, et miks me soovitame minna malevasse. No ma võin siis edasi anda ühe tegelikult Tallinna aktiivika mõtte, aga kui ta selle välja ütles, siis ma tundsin, et see on täitsa selline omamoodi geniaalne idee, et miks mina selle peale ei tulnud. Aga tema siis tõesti ütles, et malevasse minek annab sulle selle, et sa saad mitte ainult oma keskkonnast välja, aga sa saad sisuliselt teada, kes sa ise üldse oled. Et kui sa oled täiesti uute inimestega, siis kes sa oled ja kuidas sa käitud, et kui sul ei ole neid tuttavate ootusi õlul, et siis sa saad olla see päris sina või sa saad aru, kes see päris sina üldse on. Ja kui ma nüüd olen mõelnud selle peale, siis ma olen ka aru saanud, et see maleva mina tegelikult ei ole seesama koolimina, et malevas on mingisugune vabadus ennast avastada ja nagu 100% lihtsalt olla nii nagu, ma ei tea, hull või mis iganes. Et sa saad lihtsalt olla nagu 100-ga sina ise ja ma arvan, et see on üks parimaid põhjuseid, miks malevasse tulla. Ma lisaks kohe siia juurde, et kui sa tõesti oled sina ise, siis sul on väga hea võimalus leida päriselt uusi sõpru ja inimesi, kes tõesti nagu on sinu enda inimesed ning ma arvan, et eriti see malevas nii-öelda siis koos elamine, eriti siis linna välistes rühmades ongi see, et te olete põhimõtteliselt 24/7 koos ja lihtsalt see ühtsustunne ja sõprussuhted tekivad nii nagu lausa märkamatult ja need jäävad tavaliselt ka püsima päris kauaks. Nii et jah. Ja ma võin kohe öelda, et minul on igast malevarühmast ikka siuke vähemalt üks inimene, kellele ma tean, et kui ma kirjutaks talle, et hei, mul on siuke probleem, siis ta oleks nagu kohe valmis tulema appi. Ma arvan, et kui kõik need läbikäidud malevarühmad kokku kutsuda, siis saaks väikse siukse isikliku, ma ei tea, turvatiimi või miniarmee isegi kokku panna inimestest, kes justkui ei tunne sind nii pikka aega, aga samas nad tunnevad sind nii hästi, et see on selline nagu siuke kamraaditunne, et kindlasti saab isikliku armee, kui vaja on. No kõik on nagu ära öeldud juba, aga võib-olla ma lisaks ühe asjana veel juurde, võib-olla sellistele noorematele malevlastele, et see on ikkagi esimene hea võimalus saada päris töökogemust ja ma ütlen seda ka Tallinnas siis, kui me käime koolides rääkimas, kui ma sain just 18, ma hakkan see aastaga endale päris tööd otsima. Ja kui tööandja siis võtab CV-d lahti ja ta näeb, et üks tööline on käinud malevas ja teine ei ole käinud malevas, siis ma võin päris kindlalt väita, et see tööandja valib selle inimese, kes on käinud malevas, sest malev õpetab sulle ka seda kohusetundlikkust, et sa pead oma töö saama tehtud ja nii hästi kui võimalik, mis võib-olla sellel teisel sellel nii-öelda vastasel, kes ei ole käinud malevas, tal ei pruugi seda sisse olla kohastatud. Aga rääkides Kristeli jutust, siis shout out see Tallinna aktiivikas Eliise, kes kahjuks ei saanud siin olla. Ta väga tahtis siin olla, aga jah, ta kahjuks pidi ära minema ennem selle asja salvestamist. Ja ma võin tema poolt ka edasi öelda, et väidetavalt sõnniku rookimine on üks parimaid malevatöid, et ise ei ole kogenud, aga tema kõrvutas seda nende TikToki vaibapesu videotega. Et siis kui keegi on huvitatud nagu sellisest ASMR satisfying maleva kogemusest, siis Eliise väga soovitab minna sõnnikut rookima. Aga ta hoiatas ka ette seda, et kui seda minna tegema, siis peab endale nina alla hõõruma desoainet, et see lõhn ninna ei hakkaks. Ja see on ka see, et malev õpetab sind väga innovatiivselt mõtlema.
et igasuguseid maleva leiutisi on kindlasti sündinud. Noh, pesuvahend nina alla, minu malevas sai leiutatud selline mingid siuksed füüsilised töövõtted, huvitavad töövõtted kindlasti, uued rohimisasendid, igasuguseid meelelahutusviise saab ka välja mõelda, näiteks muinasjuttude mälust ümberjutustamine, väga soovitan seda proovida. Aga mulle tundub, et meil on siin olnud päris hea jutuajamine ning võib-olla hakkamegi vaikselt otsi kokku tõmbama. Aitäh kõigile meie tänastele jutustamiskaaslastele, Hendrik ja Kristel, teistele saatekülastajatele, kes on siin varem meiega siis podcasti episoode salvestanud ning muidugi ka teile, meie kuulajatele. Aitäh, et te kuulate ning loodetavasti pakub see teile ka toredat ajavittu ning ja Tartu noorte töömalevasse kandideerimine algab juba 4. maist. Selle kohta saab lisainfot Tartu Noorsootöökeskuse kodulehel ja kuidas Tallinnaga lood on. Ja kui keegi siit Tartust peaks tahtma mingil põhjusel äkki Tallinnasse tulla, ma ei tea, kuidas see küll võimalik oleks, aga ma ei hakka küsitlema seda, siis Tallinna aktiivi kandideerimine algab 6. mail kell 4. Soovitame kindlasti olla kell 4 kohe platsis, sest see kohad lähevad sõna otseses mõttes 3 minutiga ja hoiatus ette, kui veebilet crashib, siis ei ole teie süü, see teeb seda alati. Ja Tartus ei pea aja pärast muretsema, et meie ootame lihtsalt ühte toredat motivatsioonikirja. Ning kindlasti jälgige Tartu noorte töömaleva tegevusi Instagramis @malevtartu ja Facebookis Tartu noorte töömalev. Ja me soovime teile kõigile ilusat juubeliaasta jätku ja kohtume malevas. 1, 2, 3.